Tere kõigile! Marko siinpool ja täna oleme ikka veel köögipoolel. Hakkas kohe meeldima siin köögipool olla kuidagi. Ja video tuleb sellest, kuidas kasutada nõudepesumasinat. Nagu päriselt. Kuidas käivad nõud, kuidas pesuaine, kogu see värk. Et teeme selle ära, vaatame üle, sest paljud ostavad alles oma esimesed nõudepesumasinad ja ei tea tegelikult sellest mitte midagi. Ja pesu tulemus pole nii hea kui tahaks. Nõud jäävad mustaks, igast hädasid on. Vaatame üle. Vaatame need lihtsad asjad üle. Paneme nõud siia sisse. Enne veel, kui nõud sisse paneme paari sõnaga, et miks ma olen nii enesekindel siin ja hakkan kohe näitama nõudepesumasina kasutamist. Lihtsalt sellepärast, et ma olen neid kasutanud nüüd peaaegu 20 aastat, et esimese ostsin aastal vist oli seal äkki mingi 2000-2001 ostsin esimese ja alates sellest ajast ei ole päevagi möödunud ilma nõudepesumasinata, välja arvatud siis, kui ta on olnud rikkis. Et need üksikud päevad on siis möödunud ilma ja selle aja jooksul on tõesti kasutatud, ma ei tea, ma ise olen ostnud üle 5 masina kindlasti ja pluss kasutanud siis sõpra ja tuttavate sugulaste juures erinevaid masinaid, et kogemust on päris pikalt ja julgen teilegi ühte koma teist näidata. Mis asju siis mitte pesta nõudepesumasinas? Sellised noad, olen rääkinud, teravad noad, need lähevad nüriks. Võite pesta, aga siis peate teritama. Sellega peate arvestama. Siis igasugused plastmassist asjad. Selliseid kulpe me peseme küll nõudepesumasinas, aga see kulp ei ole mitte must, vaid ta läheb täiesti tuhmiks. See pesuaine õõrub ta ära ja neid peab siis üsna kas nüüd tihti vahetama, aga nad väga kaua ei kesta, et nad lihtsalt lähevad väga õudsaks, kui see plastmassist on. Aga kindlasti ei tohiks pesta plastmassist karpe. Karbigaasi, selliseid plastmasskarpe, need võtavad lõhna külge. Seda ei ole pestud masinas, see lõhnab väga hästi. Et samamoodi kraabib plastiku ära ja võtavad lõhna sisse, et kui siia vaata toidu sisse, siis ta pärast lõhnab pesuaine järgi, et see on väga suur tõenäosus. Ärge neid karpe peske. Karbigaanet sama lugu. Ja lõikelauad, veel üks teema. Et puidust, plastikust, mis iganes lõikelauad, et üldiselt sama häda, et see plastikust lõikelaud saab kahjustatud. Võite pesta, aga jätta ta välja vahetama mingi aja pärast. Ja puidust asjad ka sama teema. Ega väga ei kannata seda nõudepesumasinas olekut. Et need peaks pesema ära käsitsi. Panne ärge ka peske. Teflon tavaliselt kraabib tefloni ära. Panne ei tohi pesta masinas. Veel üks teema, mida paljud ei tea või arvavad, et see on mingi tõsi. Kui mustad võivad olla nõud enne kui panna masinasse? Nõud võivad olla ikka päris mustad. Ütleme siis nii, et mis tuleks eemaldada? Eemaldada tuleb, ütleme, suur toidujääk. Ütleme, söömata kartul, poolik kartul, lihatükid, ma ei tea, makaronid. Need asjad lükkate prügikasti. Võtate mingi noa või kahvli või asjad, lükkate lihtsalt need asjad maha. Kõik. Siin võib olla mingi kaaste, mingi värksääk, mingi väiksemad toidujäägid. Need lähevad kõik masinasse. Ärge tegelege loputamisega. Ärge tegelege kraani all loputamisega. See on täiesti kasutu asi ja raskate ainult vett ja energiat. Sellel pole mingit vajadust. Masin peseb selle puhtaks. Ta peseb maha küll ka selle, isegi kui te puhastasin tõesti need lihatükid ja makaronid, aga need jäävad siia filtrisse siis kinni sinna sõela ja te peate hakkama seda puhastama, et see on nagu tülikas ja pluss liha tekitab sellist kiudu, et see lükake maha. Aga mingisugune kraani all loputamine unustage ära. Sama lugu pottidega. Pott ei lähe puhtaks. Millal läheb pott puhtaks? Pott ei lähe puhtaks, kui poti põhja on jäänud midagi kinni. Põhiteema on puder. Mida mina teen pudrupotiga? Mina teen pudrupotiga seda, et kui puder on valmis, läheb vesi sisse.
läheb vesi sisse ja seni kuni sööme, pärast sööki põhimõtteliselt võib ta sealt välja, kergelt tõmba küll käsnaga üle. Niimoodi, et see puder ei oleks väga kinni ja siis läheb ta masinasse. Et see suurem pudru, selle, mis sinna põhja nagu kinni jääb, niimoodi ütleme ümber selle poti, see ära ja siis läheb masinasse. Mingid väiksed triksid, träksid, savi, need lähevad ikka kõik masinasse. Ja peseb puhtaks, ei ole probleemi. Esimese asjana vaatame üle, mis siin nõudepesumasinas üldse sees on. Millised riiulid ja kuidas see süsteem üldse opereerib ennast. Minul on täisintegreeritav masin, ehk siis eraldi uks käib ees, et kuidas kellelegi, osadel on lihtsalt uks on juba valmis viimistõusega, tähendab metallist, valge, hõbedane, mis iganes, must, et kellele mis meeldib. Ja minul on ta siin mööbli sees ja seetõttu on nupud siin. Kui ta täisintegreeritav ei ole, siis nupud on tihti peale siin ees. Põhimõtteliselt seal pole mingit tähtsust, kus need nupud asuvad. Et see ei mängi selle pesumasina töö tulemusele küll mitte mingisugust rolli. Üldjuhul on pesumasinal sees 2-3 riiulit. Vanematel masinatel on 2. Siin viimastel aastatel tehakse 3 riiuliga masinaid. Ja mis riiulid need on? Kõige ülemine riiul, nüüd uuematel masinatel, peaaegu, mitte päris kõigil, aga väga suurel jaol, on siis nugade kahvlite paigaldamise riiul. Noad, kahvlid, lusikad, kõik sellised asjad käivad siia sellesse riiulisse. Kulp siia päris ei mahu, kulp jääb allapoole panema, aga ütleme sellised tavalised söögiristad mahuvad siia ära. Kui ei ole sellist kolmandat sahtlit üleval, siis on masinal kaasas selline korv. Ja siis käivad nõud siia, nõuded söögiristad siis, noad kahvlusikad. Ja seda, kuidas nad käivad, seda vaatame hiljem, aga vaatame edasi. Mis siin meil on? Nii, ülemine sahtel on siis nugade kahvlit lusikate jaoks. Keskmine sahtel, ehk siis kui seda ei ole, siis ülemine, lihtsalt ülemine sahtel, mis on peaaegu kõigil masinatel kas lihtsamalt või raskemal viisil üles-alla liigutatav vastavalt sellele, et kas on vaja siia panna mingit suuremat potti asja, et siis vastavalt sellele saab seda tõsta. Või siis just siia panna kõrgemaid asju, et siis lasta allapoole. Et see on niisugune mänguruum. Osadel käib see väga lihtsalt nagu näiteks sellel masinal. Osadel tuleb siin midagi sättida siit kuskilt mujalt, aga liigutada saab. Nii, siia käivad siis kõik tassid käivad siia, väiksemad taldrikud, kausikesed, kõiki selliseid asju saab siia panna. Klaasid, kõik see värk käib siia. See sahtel leiab väga palju kasutust. Kohe tassid sisse, jood kohvi ära, tee tass sisse, lops. Ja viimane sahtel. Viimane sahtel on siis suurte nõude sahtel. Suured prajataldrikud, ka väiksemad taldrikud, potid, panne vast ei paneks. Kõik need käivad siia. Sahtlid sõidavad tavaliselt välja, sellel masinal on küll lisafunktsioon. See sõidab siia üles, et ei peaks kummardada, et oleks mugavam. Et siia paned siis kõik taldrikud sisse. Taldrikud, kapotid, pannid, kõik käivad siia sisse. Ja kui teil on nüüd see 2 riiuliga masin, ehk ülemist seda riiulit ei ole, siis see korv käib samuti siia. Minul seda korvi siin selles masinas tegelikult ei ole, see on teise masina korv. Ma lasin siit ühe riiuli praegu alla, need nõksud, et näitan. Ta üldiselt käib kuskil siin kohas tavaliselt, siin ees otsas, et lihtne oleks need nugas kahvlid sisse panna. Siis ta käib siin alumisel riiulil lihtsalt. Ja need ongi 3 riiulit, kuhu te panete kõik oma söögiristad sisse. Siis pesuaine, pulber, tableti võib põhjus ka niisama sisse visata, aga mõttekas ikkagi panna ta siia, käib siia. Ja loputusaine käib siia alla. Ja päris sinna alla käib siis sool korgi alla. Nii. Aga nüüd vaatame täpsemalt, kuidas need nõud siia sisse siis hakkavad istuma. Hakkame suurematest taldrikutest võib-olla pihta, potid, panid. Mul küll musti ei ole, kuna masin peseb ju kõik ära, et pole vaja neid hoida kuskil. Et alati masinasse ja kohe puhtaks.
aga paneme siia suuremad taldrikud, potid, pannid. Mina pean need sahtlist võtma. Noh, pole hullu. Võtame mõned taldrikud. Need on nüüd suuremad taldrikud. Nii, ma keeran siin praegu kõik need tööasendisse siin näiteks. Et noh, võib algselt on niimoodi. Neid võib laduda igale poole. Laotakse siis nii pidi. Eesmärk on selles, et saaks vesi neid ilusti pesta. Vesi saaks maha joosta siit pealt ilusti, et kõik see asi nagu toimib. Ja noh, sõltub nüüd, kuna ütleme, taldrikul võib olla erinevad kujud, siis peab vaatama, et siia igale ühele jääks vahe ka sisse. Näiteks ma võtan enam-vähem ühe asendiga, aga kui ma panen siia mõne teise nurga all taldriku, no kui näiteks väiksema. Panen väiksema. Näiteks panen siia väiksema ja nüüd panen näiteks siia järgmisena üritan panna suur. Siis kui te näete, siis see tegelikult sulgeb selle ära, et nii ei tohi panna. Siis jääb see taldrik siin jääb täiesti mustaks. Et alati on mõttekas panna siis need väiksemad taldrikud ettepoole ja suuremad taha. Ehk siis ütleme siin näiteks teha niimoodi. Siis tulla suurtega järjekorras. Ja jälgida, et oleks selline väike vahe vahel, et vahest peab panema ka nii, et mitte igasse vahesse ei saa panna, vaid tuleb jätta üle ühe. Noh, näiteks kui on nüüd täpselt ühe sama serviisi omad, saab kokku panna, aga ma arvan näiteks neid siin ei pruugi omavahel üldse sobida, kui neidki asetada. Näete? See läheb vastu seda ja noh, ütleme, see ei ole veel väga hull. Ma arvan, et kui siin on lihtsalt mingi koop peal olnud, see läheb ka puhtaks. Aga kui on mingi tõsisem mustund või juba kuivanud kook, siis see ei pruugi enam siin see taldrik ei pruugi puhtaks minna. Et selliseid asju peab alati vaatama. Et jääks väike vahe sisse. Ja noh, siin samamoodi. Näete, väike taldrik, see on ka väike taldrik. Aga kui ma üritan neid nüüd sobitada siia, noh, okei, see isegi toimib. Siin on tegelikult vahe vahel. Võib-olla ma olen siia, siis näete paremini, ma ei tea, kas on näha. Et siin neid saab tõesti. No, näiteks selgub, et ei saa. Siin on teise nurga all need nõksud kui siin. Ja kui ma siia need samad panen sedapidi selle väiksema taha ja natuke suurema ette, siis nad lähevad omavahel kokku, et see ei ole hea variant. No, ajab asja ära, aga ei ole hea variant. Et alati pange suuremaid taha poole ja väiksemaid siia ette poole. Kui te panete need väiksed siia väga vahele ja te ei näe tegelikult, siin on näha, ma üle piilun, et see suurema põhi on vastu seda serva, siis ta ei pese seda puhtaks. Nii ei ole mõtet teha. Ja vahest on ka mingi imekujulise, või näiteks üldse suuremaid. Selline asi, kauss. Et kuidas saada, kuhu see kauss siis panna? No kaussi võib panna esiteks sinna siis tasside riiulisse, kui on ruumi. Aga kui ruumi ei ole, siis üldiselt võtab kauss väga palju ruumi. Nagu näete, ta jääb viltu ja põhimõtteliselt siia alla ei saa eriti midagi panna. No, võite proovida mõne väiksema siia panna, aga noh, tõesti ainult mõne ja väga pisikese. Et kausid võtavad palju ruumi ära. Või mõni imekujulga taldrik on mul siin näiteks mingist ajast jäänud. See on ka selline väga kumeriba, juba selline see, ütleme, supitaldriku tüüpi taldrik. Sama lugu. See jääb niimoodi hoidma siia ja siia alla ei saa enam panna taldrikut. Siia jääb päris mitu tühja vahet. Ütleme 3-4 vahet ja siis saab alles panna taldriku väiksema ja suurem mahub alles kuhugi siia. Noh, et põhimõtteliselt siin on terve hulk kasutamata ruumi. Et alati katsuge optimaalselt paigutada ja kui on sellised imeliku kujuga nõud, siis noh, võib-olla masinasse mahub hulga vähem asju, kui oli algselt plaanis tegelikult. Nii. Oletame, okei, üks asi on veel. Potid. Mina pesen ka kõik potid lähevad pesemisse nõudepesumasinast. No tõesti, kui kogemata täitsa põhja kõrvetada, siis jah, tuleb käsitsi ära nühkida see põhjast. Siis kuhu panna potid? Kõigil nõudepesumasiinatel on olemas need alumised riiulid mõeldud ka potide jaoks. Sõltub nüüd masinast. Noh, paljudel, ma ei tea, kas kõigil, käivad need nõksud mingit pidi alla. Et saab tekitada kas ühe tühja ruumi või ka rohkem neid tühja ruumi, et panna ka midagi suuremat siia. Mingi suurema poti panni, noh näiteks võtame siit selle poti ja see läheb siia vabalt sisse. Klups. Või
võime võtta mõne suurema poti. Need 2 potti võib siin vabalt ära pesta ja panna siia ette veel nõusid. Et kui nüüd on vaja, kui teil on selline masin, kus käib see vidin, siis nagu näete, see võtab päris palju ruumi ära. Et siis väga palju taldrikuid enam ei mahu. Aga minul on siin taldrikutele terve hulk ruumi. Et väga mugav pesta ja tõesti saab oma käe järgi sättida, kui palju on parasjagu neid nõkse vaja alla keerata. Võite keerata ka ainult ühe neist alla. Et, ja noh, ega nad võivad ka nõksu otsa istuda siin, kui läheb vahele. Ega siin probleemi pole. Väga hästi toimib. Pole üldse probleemi selle väikse potiga. Järgmine riiul. Tassid. No, põhiliselt on see tassid ja väiksed taldrikud. Sellised koogitaldrikud, kohvitassi alused taldrikud. Sellised taldrikud on need. Noh, ka sellised. Nii siin peab vaatama. No, ütleme nii, et see läheb praegu täpselt siia veel sisse. Ütleme, kui ma tõesti on vaja nüüd neid siin pesta. Aha, nüüd on ülemised riiasöömid. Näete, nüüd ei lähe ei see taldrik ega ka see siia enam sisse. Et seda peab vaatama siis, kus see korv aseb ja kui suured siia parasjagu sisse mahuvad. Et sellised väiksemaid taldrikuid saab pesta ja tasse. Võtame kohvitassi. Neid võib siin asetada, ütleme siin 2 poole. Neid ka siin igale poole. Siin on sellised mummud, et sõltub masinast, fikseerib veel kinni ära. Siin on veel sellised orke, noh. Saab siis igale poole sättida neid. Ja nüüd ütleme, siin on ka väiksemate serviisitasside jaoks mõeldud. Väiksemad serviisitassid saab teha 2 seas. Ühed siia ja teised saab alla panna. Niimoodi. Ja siinpool tegelikult on sama lugu. Et ka siinpool saab seda varianti kasutada. Üles ja alla. Et neid mahub alati, neid väikseid tasse mahub alati rohkem. Aga kuna ikkagi nendest juuakse ütleme tavaliselt pidupäevadel ja enamasti on suuremad tassid, siis neid ei saa kasutada niimoodi nii-öelda sellises tööasenduses, nüüd tuleb kõigil masinatel keerata üles. Et siis saab panna suuremaid tasse. Või siis on suuremad tassid siin ja väiksemad siis siin. Ja alati peab vaatama, et need tassid ka püsiksid. Et nii ei saa pesta, et need tassid on siin, nagu näete, see tassi lihtsalt seisab. Läheb ümber. Nii kui veevool tuleb, ta on siin ümber ja siia jääb vesi sisse, mustus läheb sisse ja see tass ei saa tegelikult puhtaks. Et noh, kui on rohkem tasse või on mingi teise kujuga tasse veel siin, näiteks paneme siia ühe rea tasse siia, selle masina saab nii panna. Nüüd ta toetab 11 ja ta ei kuku enam ümber. Nii on väga okei. Toimib. Aga üksikult see asi läheb siia ümber. Et alati peab jälgima seda, kas panna orkide otsa, et ta ei püsiks, või siis toetama 11. Et seda peab alati katsuma, et nad ei sõidaks ringi siin. Veel näitan ära teile ka klaasid, jalgadega klaasid. Võtsin siin mitut tüüpi klaase, šampuse pokaal näiteks. Ja neid peab nüüd vaatama, kas neid üldse saab selles mõttes. See on nüüd väga pikk klaas, sellised asjad tuleb pesta käsitsi. Need lihtsalt ei mahu masinasse. Ja nad kukuvad siia pikali, läheb lihtsalt puruks. Et nii suurt asja pesta ei saa. Tuleb võtta väiksemad veiniklaasid, neid saab pesta küll. Siin on siis nüüd teistsugused, oluliselt väiksemad klaasid. Valge veiniklaas, punase veiniklaas ja väike šampanjaklaas. Nagu näete, see on oluliselt madalam. Sellist juba mahub täiesti siia masinasse panema ilmselt. No, seda peab nüüd vaatama ja proovima. Ja kohe proovimegi välja. Kohe proovime järgi, kuidas see siia mahub. Siin on nüüd spetsiaalsed lõksud. Seda paljudel masinatel ei pruugi olla. Siia saab vajutada jalad kinni. Näete, ta fikseerib täiesti jäigalt ära. No, ja näete. Siin on juba probleem isegi. Päris ei lähe kinni. Kõrgem asend, madalam asend. Siin peab nüüd vaatama seda klaasi jalga. Läheb, toimib küll. Nii. Ja vaatame ka selle väiksema šampanjaklaasi ära. Kuidas sellega siin on. Kas ka see mahub vahele. Ja läheb
enam-vähem. Ta läheb vastused ülemist riiulit natukene, aga sellest ei midagi, see riiul on kerge, et noad kahvlite peal ei ole väga rasked, aga noh, peab ettevaatlikult välja tõmbama. Või siis veel natukene sättima. Natuke madalamasse asendisse siin seda varianti on. Näiteks niimoodi, et nad läheksid. Nüüd läheb täiesti puhtalt. Oluline on see, et vesi saaks siit sisse minna ja ka välja tulla. Kui sellised lõkse ei ole, siis sellest tegelikult ei ole mitte midagi. Need ei ole määravad, aga tavaliselt siia kuhugi need klaas käivad, näete, siis on mingi selline lihtsalt vahe või mingid asjad on, et saab neid klaase niipidi hoida. Siinpool näiteks ei ole selliseid lõkse spetsiaalseid, siin käivad nad lihtsalt niimoodi ja nad püsivad ega sellega. Kui ta niimoodi logiseb, sellest pole midagi, see ei lähe katki. Kausikesed saab siia panna. Vabalt, noh siis mahub muidu vähem tasse. Tavalised tassid. Kõik lähevad siia. Ja lihtsalt peab vaatama, et nad ei kuku pikali. Noh, see on siin niisugune teoreetiline variant, et äkki kukub, et võib-olla kui neid tõesti masin tühi, et siis panna näiteks kuidagi sätida siia neid niimoodi, et nad paigal oleksid. Noh, proovimise küsimus. See on alati proovimise küsimus. Kui te kogu aeg kasutate, siis tekib ise kogemus. Ja teil on oma tuntud nõud, te teate, et kus mingi asi hästi paigal püsib. Et selle järgi saategi sättida. Nii, panime need siia sisse. No nägite, see kukkus juba pikali. Juba lükkame seal. Siis on selge, et see tegelikult siia ei sobi. Tuleb panna kuhugi mujale. Nii, aga nüüd. Noad, kahvlid, lusikad. Need jäävad tihti peale mustaks. Et kell on selline süsteem, kell on see korvisüsteem. No vaatame mõlemad üle. No, siin on selles mõttes tegelikult isegi lihtsam sellise süsteemi. Võtame siit neid välja mõned. Võtame mõned kahvlid. Mõned noad. Põhimõtteliselt käivad nad kõik lihtsalt siia vahele. Sätite. Nii nagu, noh, mitte nii nagu jumal juhatab, aga siin ei ole mingit süsteemi põhimõtteliselt, et nii nagu nad paremini parasjagu istuvad siia, et ega siin väga vahet ei ole mõne lusika ka. No, siin on oluline, et nad ei oleks üksteise vastas. Kui te panete kaks lusikat niimoodi kokku, siis see lusika saab täiesti mustaks. See on nagu kindel. Et põhimõtteliselt ega siin ja on nad siia vahele ikkagi kuidagi kinni suruda. Aga jah, ärge pange täitsa kokku. No, siin õnneks, kuna siin on sellised vahed, siis neid saagi kokku panna. Ja nii ärge ka pange. Siis need ei lähe ka puhtaks. No võib-olla lähed, aga siia jääb vesi sisse pärast ja ei lähe puhtaks. Et fikseerige ikkagi nad siia vaheldesse ära. No, samamoodi tordikahvlid. Kõik sama teema. Et niimoodi nad siia käivad, et noh, kui teid on palju lihtsalt, siis peate paremini laduma. Et nad ilusti siin oleks laotud, nii nagu teil endale parem tundub, et siin ei ole küll seda süsteemi. Noh, kuna siin all on sügavasti, peate sättima niimoodi, et see on mõistlik niimoodi. Aga mingit süsteemi, et te peate just nii laduma, ei ole tähtis. Siia kohtas näiteks saab panna veel mingi suuremad noad. Mina pesen küll neid siin, nõudepuse masinas. Aga nad lähevad kiiresti nüriks siis, et noh, sellised nuge tegelikult võiks pesta käsitsi. Mina seda ei tee, aga ma teritan neid seest. Nii, neid saab siia sättida. Vaatame, näete, sellise nuge saab sättida siis näiteks antud masinal on selline vidin siin, saate niimoodi fikseerida ära. Ja noh, siis peate vaatama, et mis te siia nüüd siis panna saate veel. No, näiteks see nuga siia otsa enam ei istu. No, kurat. Ei, teate, istub küll. Ja see peseb selle puhtaks. Niimoodi võib täitsa panna. See peseb selle ära ka. Aga noh, kui on võimalik, siis muidugi pange nii, et nad on kõik vabad. Aga vaatame nüüd seda süsteemi. Kui teil pole sellist, vaid on selline korvikene. Kuidas siis asjad käivad? Mida teha nugade, kahvlite, lusikatega siis, kui teil ei ole mitte sellist ülemist riiulit nõudepesumasinal, vaid on korvikene. Selline korvikene. Siis see korvikene käib siin alumisel riiulil. Tavaliselt on selle kohe koht tehtud. Minu masinal siin selleks kohta ei ole. Mina lasin siin osad lõksud alla ja näitan lihtsalt teise masina korviga seda. Et kuidas see siin käib. Vaatame siis üle põhisöögiristad. Lusikas, teelusikas, tordikahvel, tavaline kahvel, praekahvel ja praenuga. Et noh, põhiasjad, mida kasutatakse. Väga lihtne. Pange nad kõik segavini siia hoidikusse. Põhimõtteliselt võib need kõik panna ühte hoidikusse kokku, niimoodi.
aga mida ärge tehke, ärge pange ühte sorti ühte kokku. Näiteks, et võtate siit 3 kahvlit ja panete nad kõik siia kokku. Nüüd on väga suur tõenäosus, et kas kõik või osad kahvlitest jäävad mustaks, kuna nad lihtsalt lähevad nii ilusti pakki ja vesi ei käi siit korralikult läbi. Ja see on nüüd puhtalt juhuse küsimus. Sama lugu lusikatega, eriti lusikatega. Lusikad kleepuvad väga hästi kokku ja tagumine lusikas jääb kergelt mustaks. Tundub praegu, et panete niimoodi, et see on mingit probleemi pole, aga vesi siin neid loksutab ja nad loksuvad tihti peale niimoodi kokku. Ja nad ei lähe puhtaks. Kui te tahate kasutada ühes vahes, näiteks panna siia 2 lusikat või ka 3 lusikat, siis pange vahele muid asju. Pange siia vahele kahvel, pange siia vahele nuga. Nüüd need lusikad ei jää kunagi omavahel kokku ja kõik need nõud saavad puhtaks. Mitte mingit probleemi enam ei ole. Sama lugu siin. 2 kahvlit, pange siia vahele väike kahvel, pange siia vahele nuga. Nüüd on nad loksuvad ja nad ei jää omavahel kokku mitte kunagi. No väga-väga harv juhus. Ma ei tea, 100-st ühel korral võib selline asi juhtuda, et siin jääb mingi lusikas mustaks või kahvel omavahel kokku. No kahvel kindlasti mitte, ma arvan, aga on lusikal väga väike tõenäosus. Ja see ongi nii loogika. Pange asjad segi. Ärge grupeerige neid. Ka mitte teelusikaid. Panete siia, siin on vahe siit küllalt, panete 3 teelusikat siia, nüüd panete siia erinevaid värke peale. Need kõik lähevad ideaalselt puhtaks. Üldse mingit probleemi ei ole. Sellega siia. Nüüd on veel sellised noad ja on sellised noad. Sellist nuga ei ole tegelikult hea pesta masinas. Ta nüristab need ära. Nagu ka selle noa tegelikult. Aga mina pesen kõiki neid masinas. Väga arva, kui ma ikka ehitsi pesen. Et panen need mõlemad tegelikult masinasse ja lihtsalt teritan aeg-ajalt. Kui see nuga käib kindlasti nii pidi, pea allapoole, inimesed harjunud pannakse nii pidi, siis see võib jääda tegelikult mustaks. Eriti kui siin on mingi, ma ei tea, mingi liha või selline mingi kuiv on mingisugune kaste siin peal, siis siin korvi sees ta ei pruugi siin üldse puhtaks minna, et need pannakse nii pidi. Samas kui need noad pannakse hoopiski nii pidi. Tera ees. Kõik teravad noad käivad allapoole. Ja see on sellepärast, et ennast ei vigastaks. Kui te panete nii pidi, siis see eksimus siit, praegu ta sinna ei julki, aga siin on siit midagi võtta ja ennast vigastada, see on väga lihtne ja käsi on täiesti lõhki. Et ärge kunagi pange neid nuge nii pidi. Kõik need noad käivad nii pidi, kui te neid panete masinasse. Kõik teravad asjad allapoole. Vigastuse vältimiseks. See on täitsa tõsine asi. Te mõtlete küll, et mis see on, et ma ju tean, ma panin nad siia. Et läheb meelest ära, haarate siit nüüd selle korvi ja see nuga on siin ja hops. Te oletegi lõhki ennast lõiganud. Et ärge kunagi pange selliseid nuge tera üles, tera alla, alati tera alla. Ja need noad tera üles. Suured noad, kui pesete neid, siis need üldiselt siia sahtlisse ei mahu. Sellepärast, et see on liiga kõrge, selliseid nuge on mõtet pesta keskmisest vahest. Kui teil on siis 2 sahtliga vahe, 2 sahtliga masin. Et need on kuskile panete siia, sätite niimoodi ära, et nad siin kuskil püsiksid lihtsalt. Et need käivad sellised, neid saab siin pesta. Allkorvis neid pesta ei saa. Üleval on lihtne, panete siia. Siin oli spetsiaalne koht nende jaoks. Aga arvestage, et lähevad nüriks. Üks asi veel. Tasakaal. Alati järgige seda, et korv oleks tasakaalus. Tihti on nii, et kui te tõmbate natuke lahti, see korv on tavaliselt siin ees servas, kui on selline korviga masin, siis kõik läheb kohe siia, niimoodi, siia ühte külge tihti peale, et taha ei viitsi keegi toppida, et siin on see teine korv ees, ma sinna ei kukkel, ma olen siia, plup. Siis tegelikult on see asi, et see korrab tasakaalust välja, ta tihti peale kukub külli või jääb halvasti siia. Et isegi kui te alguses olete pannud siia ühte serva, siis enne kui masina käima panete, liigutage kõik laiali. Liigutage asi tasakaalu. Nii enam-vähem, lihtsalt, et ei oleks seda probleemi, et ta on oht kui külili kukkumaks. Sättige natukene ära ajali. Ja kogu loogika. Oletame nüüd, et teil on need nõud siin sees. Siin on palju nõusid, see on täis. Et enne kui te ukse kinni lükate lõplikult, tuleb teil üle vaadata, kas tiidikud saavad ringi käia.
noh, kui te pikalt kasutate, siis teil ei ole tegelikult probleemi. Te teate oma nõude kõrgusi ja asju, et ainult väga harva, kui panete mingi erilise sisse, et kas käib. Siin on tiivik. Alati selle korvi all on alati tiivik. Ja see peab saama vabalt ringi käia. Siin on tiivik all. See peab saama. Ja te vaatategi lihtsalt, et kas kõik nõud, kui see saastel on paigas alumine korv, kas nüüd see tiivik saab ringi käia. Kui saab, on kõik okei. Peseb. Ja sama lugu on alumise tiivikuga, mis on siin all. Siit ei tohi midagi minna läbi, et teil näiteks on mingisugune nuga või ma ei tea, mis asi läheb siit kuidagi niimoodi siit läbi või mingi, ma ei tea, mis ese võib siin olla, kuidagi mingisugune saba, et kuidagi imelikult, et see peab minema siit alla, ei tohi midagi minna, kõik peab olema siis siin korvi sees. Siis on selle tiivikuga kõik okei ja ka alumise okei. Need on 2 põhitiivikut. Ja kui need tiivikud, 2 tiivikut saavad pöörelda, siis lähevad ka nõud puhtaks. Kõik, mis on nii suured, et mahuvad siia vahele, lähevad puhtaks. Ja selleks ongi see hea asi, et te saate seda korvi kõrgust mängida. Kas ülemises asendis või alumises. Et vastavalt siis siin olevatele ja seal olevatele nõude suurusele saate selle kõrgusega mängida. See on hästi mugav variant tegelikult. Väga pikk jutt, aga kui te paigaldate, siis tegelikult see kõik on väga lihtne. Mitte midagi keerulist ei ole. Kõik käib väga lihtsalt siia sisse. Mitte mingit leiutamist, teate loogikat, asjad sisse ja pesuained järgi. Kuhu käivad pesuained? Kõikidel masinatel käivad pesuained siia kohta. Et ei ole vist küll, ma ei tea, 99% masinad käivad siia. Et kuidas see avaneb, kas ta avaneb mingi nupuga või siin on mingi klõps või mis iganes, see polegi tähtis. See vahe on siis see, kuhu käib pulber, see suurem vahe. Ja kas te kasutate nüüd pulbrit? No ma siin ühtegi firmat reklaamida ei soovi, lihtsalt siin sees on pulber. Mina kasutan pulbrit, kuna seda saab doseerida vähem. Aitab kasutada tablette. Aga tablettidega on häda. Tablettidega on see häda, et see on nüüd, ma ei tea, kas see on 3 ühes või 4 ühes või all in one ühe sõnaga. Et kui teil on väiksem pesutsükkel, siis kogu see tablett tegelikult ei sula siia sisse ära. Siia jäävad tableti jäägid ja ei ole hea kasutada. Pluss tabletid järgige seda, millise tableti te ostsite, mis pakend siin on. Pakendid on 2 sorti. Üks pakend on see, mis on ise sulav, ehk te panete koos pakendiga. Või tuleb pakend ära võtta. Selle tuleb pakend ära võtta. Et kui te selle sisse viskate, siis see jääb siia kile sisse, et sellega juhtu midagi. Teistel sulab kile ümbert ära, et seda peab jälgima. Ja vanetada siia põhimõtteliselt. Aga see tableti te võite ka sinna sisse visata põhimõtteliselt. Välja arvatud juhul, kui te teete eelpesuga programmi, siis katsuge ta panna ikkagi siia, sest eelpesu ajal tegelikult ta seda luuki lahti ei tee, vaid loputab ära. Et kui te olete harjunud tableti sisse viskama, siis see ei ole hea variant eelpesuprogrammiga. Et ärge siis visata. Ja mina kasutan pulbrit, vahet pole mis pulber. Panen siia ja ma ei pane kunagi seda täis või midagi. Ma ei täis panen tõesti, kui ma tähetan, ma panen väga mustad nõud sisse. Tõeliselt mustad. Siis panen selle enam-vähem täis. Panen siia maksimaalselt pool. Alati. Ka täismasina puhul. Et pole lihtsalt mõtet rohkem panna. Ja siis on olemas ka tegelikult mitte pulber ega tabletid, vaid vedelkeel. Ja seda ei tohi segi ajada siis loputusvahendiga. Loputusvahend on vedelame, peab tugema, kumb ta on. Vedelkeel käib samamoodi siia vahesse. Sellesse pesuaine pulbri sahtlisse. Seda peab hoolega jälgima. Kuigi ta on vedela kujul, siis ta on pesemiseks, mitte loputamiseks. Nii. Ütleme, et ma et selle täis, siis on loputusaine. Loputusaine käib siia. Ja loputusainega on see asi, et seda valate siia sisse nii kaua, kuni see saab täis. Te ise näete, kui ta hakkab siin mullitama. See saab täis, siis on kõik vaat selle kaane kinni. Ja igal masinal on olemas indikaator, kui ta ütleb, et see saab tühjaks. Seda ei pea täitma iga kord. Loputusainet ei täideta iga kord. Seda täidetakse, ma ei tea, üle mitmekümne korra. Et siin läheb tuli põlema, minul on siin ees see tuli. Teisel on siin, ukse kinni, see on siin need tuled.
et loputusaine on tavaliselt sihuke nagu väike lambimärk. Et siis on loputusaine otsas. Siis tuleb jälle lisada, aga see võtab tükk aega, kui te panete ta täis. No, siin saab küll reguleerida, kui palju ta võtab ka seda, et peate veel proovima, et ei jääks nõud triibulised, et see on ka, see on reguleeritud, see on loputusaine reguleerimise küsimus. Tavaliselt triibud, asjad, see sõltubki loputusainest, kui palju see masin parasjagu võtab, et tavaliselt on vähemalt 6-7 astet selle loputusaine koguse doseerimiseks. Siis on kõik, et ta ise võtab siit seda ainet. Ja ärge seda iga kord täitke. Ja ärge pange siia vähe, et panete tsupsti, tilgakese. Täiesti vale. Ja ilma võite ka pesta. Ma olen ka pestnud vahest, ei ole seda käepärast, et saib otsa, ei viitsi poodi minna, siis läheb meelest ära. Läheb puhtaks küll, aga võivad jääda laigud, triibud, et loputusvahend tegelikult aitab. Võtab selle probleemi ära. Ja siis masinasse käib veel sool. Ütle nii, et Eesti vesi on ikkagi selline kare, et ilma soolata, isegi kui sul tabletis on sees, siis see ei ole piisav, et tuleks panna ka soola. Ja sool käib masinas, käib siin all. Kahjuks see soola kork ei ole näha. Kõigil masinast vist on isegi vasakul pool. Et ta on siin kohas või võib kõigil. Ühesõnaga, siin on suur kork nagu bensiinipaagi kork. Selle keerate pealt ära. Soola doseerimine. Sama lugu nagu loputusainega. Panete selle paagi täis. Mitte nii, et te võtate, sool on põhimõtteliselt samasugune suures pakis. Ärge pange tavalist soola, ikka nõudepesumasina soola, see on selliste suurte teradega. Ja valate selle põhimõtteliselt triiki täis. No, tihtipeale, tegelikult kaasas on teil ka selline topsik, millega sa soola panata, et ei vaja vala maha. Ma sellega kunagi pole teinud, see kaob kohe ära põhimõtteliselt. Aga, milles on probleem, võib rooste tekkida lihtsalt, kui te panete soola sisse ja vaata masina kinni ei kasuta. Et alati pange siis täitke soolaga enne seda, kui te hakkate kohe nõusid pesema. Et isegi kui sinna läks seda sool natuke, siis see vesi juhub selle ära, et see ei ole probleem. Aga ärge tehke nii, et te panete soola sisse, siis masin jääb nädalaks ajaks seisma, ärge seda tehke. Ja täitke soolaga, mitte nii, et te panete tiba soola sinna, enam-vähem supilusika täis, siis on kõik. See käib soolaga täis ja korras. Ja soolamärk on samamoodi masina alati peal. Kas mingi S-täht või mingi selline asi on see soolamärk. Ja kui see põlema läheb, tuleb soola juurde panna. Ma arvan, et nüüd on põhiasjad üle käidud. Kuidas seda masinat täita, kuhu panna pesuained. Jäänud on veel käimapanek ise. Et minul on nupud siin, tavaliselt on nupud siin esiküljel tihtipeale, et kus on nad koos selle ukse küljes vajutatavad. Ja see sõltub küll masinast. Päris esimesed masinad olid mehaaniliselt sellise rattaga. No ma arvan siin, kes alles siin, ma arvan, et 5 või 10 aastat tagasi esimesed masinad ostsid, siis enam seal mehaanilisi polnudki, et on kõik juba olnud ammust aega elektroonilised. Viimasel 5 aastal küll kindlasti. Ja programmid. Kõigil masinatel on tavaliselt kuhugi peale kleebitud selline jubin siia, et mis need põhiprogrammid neil on. Aga lugege juhendist järgi. Siin on ka, näete, loputusvahendi ja soolamärk, et kõik need märgid on kas siis siin ees uksel põlevad tuled või siin on kuskil mingid märguanded, kas on loputusvahendit vaja või soola sisse vaja. Et seda jälgige, neid tulesid. Ja programme vastavalt juhendile peate ise vaatama. Et ütleme nii, et mingisugune automaatne või selline programm on väga optimaalne tavaliselt. Et see on nüüd puhtalt maitse asi. Intensiivset programmi ma kasutan tõesti, kui nõud on väga mustad. Kui on tõesti väga mustad nõud. Siis ma olen intensiivselt kasutanud, aga muul juhul mingid autod või mingid flexid või Ecot ma ka pole väga kasutanud. Aga sellised lihtsamad programmid. Ja lühikesed, et kui on variant, et näiteks programmi lühendada automaatselt, siis ka seda tasub teha, kui nõud pole väga mustad, vaid siuksed värsked. Et tegelikult läheb puhtaks küll. Aga see on proovimise küsimus. Et ärge kartke proovida. Ärge kartke proovida, et saate teada, mis programm teile tegelikult sobib. Ja ülejäänud kõik masinasse, ärge muretsege selle pärast. Masin peseb. Selleks ongi masin, et masin peseks puhtaks. Kõik tehtud, olemas. Programm tööle jääb käima.